Tere! Mõni hetk tagasi võttis Riigikogu vastu perehüvitiste seaduse muutmise seaduse. Sellega pikendatakse minu ettepanekul vanemahüvitise erikaitseperioodi varasemalt 2,5 aastalt 3 aastale. Nende keeruliste sõnade taga peitub aga õigus saada kuni 3-aastase vahega sündinud laste eest vanemahüvitist samas suuruses nagu eelnevalt palgatööl töötasu. See muudatus on abiks nii neile, kes soovivad saada järjestikku mitu last, kui ka neile, kes soovivad 2 lapse sünni vahel tööle naasta, kuid ei taha laste vanusevahet liiga pikaks jätta. Viimane on väga oluline aspekt, millega arvestada, sest esimese lapse saamise vanus ehk iga tõuseb pidevalt ja nii jäävad sageli teised, 3. ja miks ka mitte 4. lapsed Eestis sündimata. Uuringud aga näitavad selgelt, et üle poole naistest unistavad vähemalt 3 lapsest, mistõttu on riigil vaja omalt poolt toetada selle unistuse täitumist. Saame seda teha läbi perede ja laste enama väärtustamise ning perede majandusliku toetamise. Just vastu võetud seaduse muudatus on killuke mõlemast. Lapsed ja lastega pered on neisse panustamist väärt. Kui meie peredes on lapsi, siis me kestame. Mul on hea meel, et 1. juulist kehtima hakkav seaduse muudatus leevendab ka juba lapsehoolduspuhkusel olevate naiste muret. Kõigil, kes saavad 1. juuli seisuga vanemahüvitist ning kelle järjestikuste laste sünnivahe on 2,5 aasta ning 3 aasta vahel, arvutatakse maksmise alus seaduse muudatusest lähtuvalt ümber ehk soodsamaks. Palju õnne kõigile peredele, kel on beebid, kes on kohe perelisa saamas või julgevad nüüd jälle selle plaani võtta. Teid on meile kõigile väga vaja ja ma täna rõõmustan koos teiega.